Mina olen Kristjan ja mina olen siis Futuruumiga tegelenud viimased siin 2 aastat, ehitanud virtuaalreaalsuskeskuseid ja siis nüüd me oleme jõudnud siia, et meil on siin stuudio, kus me siis tegeleme ka arendustööga. Tiimiliikmeid on seal, tõstke käed. Ehk siis peaaegu tugev pool siit seltskonnast on Futuruumiga seotud. Ja ma hakkan kinni kohe teile sõnadest siit, et VR-i on palju nagu 360 videona ja on sellise just pildi kujul, kus meid siis pannakse kuskile keskkonda ja näidatakse seda objekti lihtsalt selles ajastus või selles kohas, mida täna on nagu keeruline näidata. Nüüd, kuhu meie oleme jõudnud oma kogemusega on see, et just täpselt see üksikisiku roll, kus sa teed ise mingit ülesannet läbi või siis pead ise selle olukorra lahendama, on see, mis enim toob nagu kasu. Ja kui me hakkasime tegelema arendusega ja siis tegime selle stuudio, siis me mõtlesime, et teeme arkaadimänge. Teeme joonistamist, teeme zombide tapmist, teeme kõike seda, mida me oleme siis Futuruumis näidanud. Ja siis mõtlesime, et tegelikult, pikemas perspektiivis me näeme, et haridus ja siis millegi kasuliku tegemine on see, mis me tahaks teha. Ja tuli FutuClass, ehk siis teadus ja loodusteaduste ülesanded VR-is. Ehk siis täpselt see üksikisiku roll, kus me näeme, hea näide võib-olla on Job Simulator, olete mänginud? Teate, VR-is. Kus sa pead ise tegema läbi ülesanded, sa saad interakteeruda selle stseeniga, oma kätega lahendada puzzleid, ehk siis teha läbi neid ülesandeid. Ja eelkõige siis keemia, see on pilt meie esimesest demost, mis peaks saama valmis 2 nädala pärast. Meil on natuke aega sinna veel. Matemaatika ja füüsika. Ja ütleme, et selle ilmestamiseks siis, miks meil VR on hea, sest et kui see keemias segad kokku näiteks happe ja laua peal selle endale käe peal ajad, siis VR-is ei juhtu midagi. Päriselt sellist katset koolis nagu teha, ma ei tea, kas saab, ei saa. Matemaatikas, eriti siis väiksematel lastel on keeruline saada aru 3D keskkonnast ja telgedest. VR-is selle kujutamine, seal stseenis olemine on see, kus saab visuaalselt kujutada ja selle redeli peal nagu minna edasi niimoodi, et sa saad aru sellest palju kergemini. Füüsika, siin on elektromagnet ja vooluring, see tuleb ka meil esimesse demosse. Ja miks me seda teeme? Me teeme seda sellepärast, et me teame, et millegi läbi tegemine õppeprotsessis on 7 korda efektiivsem kui lugemine. Et siia kõrvale veel loengu vorm või lugemine, see on selline õppemeetod, kus sul on hästi kerge ennast välja lülitada. Kas siis, õpilasel ise, ongi õpilasel ise, et tähelepanu saamine ja hoidmine on keeruline. Ja kool ega õppimine ei ole protsess, kus sa saad aega vahetada nagu teadmist vastu, nii et sa de facto tead, ma läbisin seekord 42, see semester 42 tundi matemaatikat, mul on selge see teine, eks. Õpetaja ei saa nii võtta, õpilane ei saa nii võtta, lapsevanem ei saa nii võtta. Seepärast me tahaks anda neile rohkem võimalust mänguliseks eksimiseks, sest et kui sa paberil midagi õpid või lahendad mingit valemit, siis kui sa nagu oma mõttega pooleli jääd, siis sul on nii keeruline sealt edasi minna. Nüüd, kui sa teed mingit reaalset katset, näiteks siis füüsika või matemaatikaga, sa võid eksida, see on põnev, sa oled seal sees. Sa oled sealt edasi, sa teed iga kord natukene midagi paremini, lõpuks saad selle asja tuumast aru. Mida me oleme Futuruumiga õppinud on see, et VR on väga põnev laste jaoks. Nagu iseenesest, isegi see teema, mis seal on, võib olla nagu kohati ülimõttetu. Nagu tõsiselt mõni mäng on siuke, et ma mõtleks, et kuidas on võimalik, et seda mängitakse nagu 1000 tunde maailmas iga kuu.
aga see on põnev laste jaoks. Ja see on odav, see pole ohtlik. Kui me teeme valmis mingi eksperimendi katse, mida saab kasutada üle maailma kõikides koolides, siis see on kooli jaoks lihtsalt seadmete olemasolul uue mängu peale installimine. Nii nagu arvutiklassideks. Esialgu neid ei olnud, need tulid mingi hetk ja nüüd on võimalik seal õppida erinevaid aineid, sealhulgas programmeerimist ise. Ja tegelikult ütleme nii, et nii palju kui meie kontaktisikud koolides on rääkinud, siis just see ohtlikkus tegelikult ei ole nagu suurim takistus, vaid takistus ongi see, et see on nii ressursimahukas. Pole seadmeid, pole aega ja pole sisu. Meie üritame selle sisu probleemi lahendada, et tekiks mõte osta seadmeid ja sellele aega lühendada. Õpetajate puudus ja ajapuudus. Õpetajate puudus on selles suhtes nagu aktuaalne teema siin, et õpetajatel on niigi suur koormus ja neid on vähe. Ja võib-olla mõni õpetaja ongi kehv õpetaja, aga kui seda sisu parandada katsete näol, siis nii palju ei olene õpetajast, kuidas ta seda edasi annab, sest see katse on sama. Ta lihtsalt juhib õpilased läbi selle protsessi ja laseb neil katset teha. Jah, see on siis õppekvaliteedi tõus. See võiks olla ka eesmärk nendel katsetel, et kui me võimaldame õpilasel mingist teemast oluliselt paremini aru saada, siis ta suudab loodusteaduse ainetel, mis on redel, palju efektiivsemalt õppida ja need asjad ka endale päriselt meelde. Ja kodune huviõppe, mis on võib-olla, ütleme, kui vaadata suuremat visiooni, kus kõikidel koolidel võiks olla arvutiklassid ja kõikidel võiks olla futuklass, millega nad siis reaalaineid õpetavad, siis ütleme, siin oleb ilmselt aega ja see ei ole mitte lihtne protsess, aga kodune huviõpe kingitakse lapsele HTC Vive'i jõudmiseks. Kingitakse, praegu siis pannakse sinna peale Superhot ja Arizona Sunshine ja siis hakatakse ühesõnaga päid otsast lööma. Ja see on siis nagu selle tänase sisu. Aga võib-olla võiks olla selle HTC Vive'i jõulukingituse taga hoopis see, et laps saaks kodus õppida mänguliselt, kuidas füüsika mingit katseid teha. Mis omakorda võimaldaks järele õppida mingid teemad, millest lapsevanematel pole aimugi. Nad ei suudagi õpetada mingit konkreetset füüsika või keemia, matemaatika teemat lapsele, kui ta pole koolis seda selgeks saanud. Ja siis tuleb appi fotoklass, mis näitab teed. Kellele me seda teeme? Me teeme seda koolidele, eraõpetajatele, lapsevanematele ja õpilastele. Kui see on piisavalt mänguline, siis miks mitte ei võiks õpilased ise proovida lahendada ülesandeid. Me teame, et õpilaste intelligents või selline pingutus tuleb kõige rohkem välja, siis kui nad midagi mängivad. Mis iganes online mängud näiteks, nad tahavad võita, nad tahavad hästi teha, eks. Kas see on siis nagu meeskondlik või oma mingit levelit arendada, siis kui see sama moment tuua nagu katsetesse, mis on nendele endale kasulikud, hariduslikud, siis see oleks tore. Miks meie? Me oleme Futuruumiga väga palju lasknud Tartus ja Tallinnas inimestel mängida VR-is erinevaid mänge. Eelmine aasta oli 18 000 tundi ja see seostub hästi sellega, et me oleme Rakett 69 tiimiga praegu, siis teeme koostööd, et panna kokku neid use case ja teha neid ülesanded, mida on mõttekas VR-i viia. Siis me killime hästi palju nagu kohe ära, sest et me ei näe nagu VR-i võlu selle juures. Et kui on planeet, mida sa saad vaadata VR-is, nii et sa paned prillid pähe, siis miks sa ei või seda vaadata lihtsalt arvutiekraanilt, ilma et sa seda kobakat endale pähe topiks, seda eraldi ostaks selle pärast, kui ühesõnaga vaeva näeks. Kõige naljakam asi, mida ma olen näinud VR-is,
on siuke, teate neid ülesanded, mis on kuskil Facebookis, et 1 küpsis ja 2 arbuusi ja 3 lehma ja siis palju elevandi väärtus on. Ja see pandi veerma. Ühesõnaga, sa paned prillid ette ja siis loed neid küpsiseid ja siis võtad ära. Ühesõnaga, ja siis seal kuskil peaks see veer ja võlu olema. Et tegelikult seal ei ole seda veer ja võlu. Ja eelkõige see ongi tegevustes, kus sa siis oma kätega interakteerud ja teed mingit ülesannet läbi. Job simulator. See on hästi hea näide just sellest veer ja võlust. Kõik on näpitav, kõik läheb puruks, lapsed võib-olla natuke aega lollitavad, aga nad saavad aru sellest keskkonnast. Ja mis on tore, on see, et kui sa oled VR-is, siis sind ei saa väga hästi segada. Et sind saab segada siis, kui see on nagu sotsiaalne multiplayer kogemus, kus sul on sõber ka VR-is, kes lollitab. Aga muidu sul ei saa, sa ei saa telefoni välja võtta, või sa saad, aga sa ei saa seda vaadata ja siis sa ilmselt ei võta seda välja. Sul ei ole kuskil taustal mingit virvendavat segaja. Sa oled oma ülesandega seal, võib-olla sul aeg ka jookseb, kerib natukene pinget, teed valesti, küsid hinte ja neid segajaid on väga vähe. Miks meie, eks? Päästeameti VR-mäng 2017 peaasjalikult Madise kätetöö. Aga me käisime näitamas seda erinevatel ohutusennetusüritustel 2017 aasta suvel. Ja see oli fenomen täielik. Meil oli kõrval politsei, kes üritas lendlehtedega osta ära 10-aastaseid lapsi ja õpetada neile, kuidas peab käituma. Ja siis meil oli VR ja me näitasime, kuidas rannasituatsioonis siis inimesi päästa. Ja kohati mitmetunnine järjekord. Kogemus oli selles, kuidas sa päästad teisi inimesi rannas. Ja lapsed hea meelega mängisid selles. Meil on nägemus, kuidas fotoklass võiks koolidesse saada ja see on peaasjalikult läbi siis selle tänase arkaadi sisu turustamise, et arkaadidel on kohalikud kommuunid üle terve maailma ja enamus arkaadid kasutavad selliseid platvormi, millega siis sisu hallata arkaadides ja kõikidel neil on päevased ajad tühjad ja neil on huvi siis oma kommuunile rääkida ükskõik kus nad maailmas on, mis võimalused on nagu edu VR-i praegu ja tutvustada seda õpetajatele. Nüüd, kui kiiresti see saab olema ja kuidas nagu seda siis massidesse tuleb või koolidesse, neid tekiksid nagu VR-klassid. Ja üks asi on see, et me teame, et see on nagu contenti taga. See on fakt. Aga mida me tahaks ka siin täna arutada on see, et kui hüpoteetiliselt content on nagu olemas, kui kiiresti see asi võiks koolidesse jõuda. Ja siis miks me tahame teha seda, mitte teha lihtsalt kiiret pead otsast mängu ja kiiret raha tänasel arkaadimaastikul, siis mina oleks väga tahtnud niimoodi õppida. Et mingid teemad on siiamaani sellised, kus ma nagu saan aru, aga ma nagu tegelikult ei saa ka. Ja kui ma oleks saanud VR-is nagu seostada seda valemit või sümbolit või ütleme siis tunni olemust mingi reaalelu situatsiooniga või katsega, siis see oleks ilmselt väga palju juurde andnud. Kuidas teie saate abiks olla meile? Et jagage kontakte. Haridusisikud ja koolijuhid. Rääkige neile, et selline asi on töös. Me planeerime oktoobriks saada valmis esimesel kujul mängu. Ütleme, et me läheme teemade kaupa ja seda saab nagu juurde arendada neid katseid, aga selline, mis võiks olla koolides kasutusel, võiks seal plaanil saada valmis oktoobriks. Nüüd me teeme seda koolidele ja me teeme seda õpilastele, seepärast, et me tahame saada nendelt tagasisidet selle arendusprotsessi käigus. Igasugused huvitatud kontaktid haridusvaldkonnas on väga teretulnud. Ja siis
haridustehnoloogideks, nüüd on vist tulemas mingi üritus suhteliselt lähiajal haridustehnoloogidele, kus nad arutavad jälle võimalusi. Tegelikult teil üle 300 erineva looduse need õpetajad Tartus looduskonnamis. See oli see hariduslaad või? Okei. Ole täpselt see õige. Ja no ideaalis on see, et me tahaks näidata nendele õpetajatele selle demo. Sest et me oleme teinud nii haridustehnoloogidele kui erinevatele koolijuhtidele sellist demotundi nagu Futuruumis, kus me siis näitame VR-i võlu. Ütleme, et need mängud, mis täna on hästi palju ehitatudki visuaali peale, kus sa lihtsalt chillid seal mööda Roomat ringi ja siis vaatad ja see võtab palju aega, sealt ei tule seda päris nagu tuuma välja. Ja see on hästi pikk protsess on seda nagu näidata ja naisterahvastel on see. Igal juhul ma tahtsin öelda, et meik on peal, aga õpetajad sõidi pole takistanud. Lihtsalt demo pähe pannes ja näidates neile, kuidas saab teha katseid VR-is. See annab selle eraldi, see annab selle päriselt edasi. Sest VR-is seletada sõnadega nagu keeruline, te teate ise seda, te olete proovinud, eks, siis tunnetus on hoopis midagi muud. Kuidas te saate veel abiks olla, on mõtete andmine just eelkõige reaalainete kohta enda minevikust. Mis oli teie jaoks huvitav teema? Mis oli huvitav katse? Mis oli selline, mida te tunnete teades tänast tehnoloogiat, et see võiks VR-is põnev olla? Ja siis mängu enda kohta, et kui me saame selle demo valmis, siis kindlasti me jagame seda ja näitame järgmisel EVR-il. Nii et igasugune feedback on alati. See on logo seal. Küsimusi? Mis keeles see on? See on Eesti jaoks mõned? Ei, see on inglise keeles pigem. Aga selle sisu on need katsed. Ehk siis keelelisus nii väga oluline ei ole. Pigem seal on menüü, kus on võib-olla vaja katsede nimed ära tõlkida. Katsed ise võiks olla siuksed, et jällegi inspireerides Job Simulatorit, et sul on pildid, mida sa tegema pead ja sul on noole, mis ütleb, et ei vaadates siia, mitte sinna. Et siis on see tõlkimise vahe minimaalne. Ja ei ole seda, mis on väga paljudes VR-kogemustes või hariduslikes kogemustes ka, et tuleb mingi vanamees jagab sulle inglise keeles putru ajama seal ja sa kuuled pool tundi, et jagab, et ma on amazing. Kui sa oled 4. klassis, sa mingi, aga ma tulin siia näppin seda planeeti. Ma tahaks lisada kommentaari, sa ütlesid väga hästi, et miks me vaatame planeeti VR-is, kui ekraani peal peaks sama info saada. Mul on just vastupidi näide, kas see Titans of Space oled näinud. See oli üks esimesi DK1 demosid, mis välja tuli. Ta vist võib-olla Steamis ka olemas. Seal oli VR-i point nagu väga selgelt välja toodud, et seal näidati taevakehasid ja näidati, mis point oli. See oli siis, näidati suuruste vahesid, sest kui sa õpikutest raamatutest vaatad, siis sa ei saa aru suuruste vahesid. Ja seal oli väga huvitav, kus ikka planeet skeeliti sinu jaoks nagu väikseks, siis näed nagu suur päike ja siis mindi kaugemale, järjest kaugemale ja siis mingi üks taevakeha oli siis põhimõtteliselt niimoodi, et meie maakera planeet oli vist mingi paar pikslit või mingi sõrmekümne suurune ja siis taeva mingi reglaanis, ma ei tea, mingi X taevakeha, mis pole kunagi tulnud ja see endas näitas terve field of view ja siis sa vaatasid nagu, kuna maakera nii pisike, ja siis ta tekitas sellise efekti. Ja see oli DK1 demo, kus sul ei olnud käte kontrolli, mitte midagi, sa lihtsalt istusid tooli peale ja siis ta lennutas seda ringi. Ja teine demo, mis mul väga hästi meelde jäi, oli värvilääri demol oli kuskil oli vist päikesesüsteemi näitamine, kus kõndisid päikesesüsteemi vahel ringi. Aga see too ei ole võimest nagu reaalses... Ta ei olnud reaalses mõtmes, aga ta oli vist teekonnadel väga hästi nagu ära visualiseeritud. Et kui ma esimest korda vaatasin, oli selline efekt. Muideks, ma segan korra vahele, meil on praegu seal Tallinna keskuses on lapsed kuul näitus ja siis me mõtlesime ka, et proovime seda haridusvaldkonda siis tuua sisse ja siis tegime sellise kampaania, et 3200 õpilast käib seal selle perioodi jooksul ja siis nad saavad just seda päikesesüsteemi seal valmis vaadata, kui nad lapsed kuul näituse pileti esitavad.
ja tagasiside on see, et see on nii kuradi igav nende jaoks. Et nad vaatavad seda 30 sekundit ja siis nad küsivad, kas nad saaksid nagu mingit huvitavamat asja teha. Et tegelikult see on meie jaoks vahva, aga laste jaoks mitte. No see ongi oleneb kontekstist, et siin peab see teema nagu huvitama ka. Et minul oligi see huvitav see, et ma olen neid taevakehal liikumise liikus läinud, me ei ole kunagi meelde jäänud, me ei ole kunagi peast visualiseerida. Ja siis, kui ma välgi selles olin, siis ma lõpuks ma saan aru, kuidas see marsitrajektoor ümber maakera käib, kus räägitakse, et alati mingi teatud vaheline, kus on nagu kõige optimaalsem lennata sinna tagasi tulla, siis see maas läheb maakerast võimalik kaugele. Minu jaoks oli jumal lõbus jaotus see maasin kaasa, kui lõpuks üles võtsin ja minema ristisin. Et see oleneb kontekstist. Mis ma juurde lisaksin, on see, et matemaatika visualiseerimine, ma tean, et paar ettevõtet üritavad seda teha ja minu jaoks on see hädavajalik. Sest ma programmeerin seal pidevalt hädas see, et ma teen midagi, ma tean, mida ma tahan teha, ma ei tea, kuidas seda matemaatikat saab ära teha. Ja siis ma hakkan uurima, vaatan YouTube videosid, kirjutan numbreid ja ma ei suuda peast ette visualiseerida, kuni ma lõpuks leian mingi roboti häälega, YouTuber, kes teeb sinna matemaatilise produkti visualisatsiooni, kus see informatsioon vahetub. Ilmselt hindaks sinna ja siis ma mõtlen, et kui ma saaks matemaatikas ise tirida, et mulle seda ja seda väärtust vaja, ma saaks katse-eksituse meetodit tirida vaadata ja siis ma rääksin täpselt, et mis vahel see toimub. Ja õppeprotsessis nagu enamus asju sa ju teed esimest korda. Siis sa nagu, sa ei peagi suutma seda visualiseerida, see ongi keeruline, selle visualiseerimiseks. Et kui sa VR-i abiga saad seda visualiseerida, siis see annab nagu meeletult juurde selle teema omandamine. Ma lisaks seda juurde, et sa ütlesid, et kui VR-is ikkagi ennast õrku lased, siis midagi juhtub. Meie plaan on midagi juhtub, et sa mängid ühest käest ilma. Siis sul on katse ülejäänud osa keerulisem, sest üks käsi on ripub niimoodi ja veritseb. No päriselt ei juhtu. Aga päriselt ei juhtu. Või mingi teine plaan on meil see, et sa jälle valad midagi kokku ja siis sa jääd ühest virtuaalsest silmast pimedaks. Ja või siis võtame sellised nupid, mis päriselt pitsitavad su näppe ja siis seda on. Aga jah, ma ütlen, et sellised visuaalid nagu näiteks meie demos, kus sul pann läheb põlema või sul üritad seal töölaua taga tööd edasi teha, kui töölaud põleb maha, siis sa nagu said aru, et midagi läks punsu. Kuidas te kavatsete muidu rahaliselt ennast üleval pidada sellise väga ülla asjaga tegelikult? Mul idee väga meeldib. Kunagi oli üks podcast ka, kus mingi San Francisco investorite, kes küsiti täpselt hariduslikku teema. Seal San Franciscos öeldi, et niipea kui haridus on, siis kõik hoiavad hullult eemale, sest Ameerika haridussüsteem on nii kohutav, et kõik asjad võivad sinna kõige viimasena. Et nad ei näe, et hariduse pealt oleks võimalik senti teenida järgmised 15-20 aastat Ameerika koolisüsteemis. Et ma ei tea, kas siin võib samad probleemid olla midagi, kes nagu maksab sellest üle? Meil on vaja investeeringut. On lühike vastus. Pikem vastus on see, et mille pärast ma tegelikult tõingi siia selle näite, et koduõppe, eks. Et tegelikult siis eraõpetajad, vanemad, nemad on ilmselt need esimesed adapteerujad, kes tahavad nagu mingit siis lisa anda või seda efektiivsust tuua siis kas oma lapsele või siis oma õpilasele. Ja see täpselt seesama jutt, et haridus on investorite jaoks nagu kõige hullem turn off üldse, sest et nii palju asju on tehtud, mis on failinud ja see klientide leidmine siis sellele rakendusele ei sõltu nagu sellest ettevõttest, ehk siis meist nagu me võime hästi palju pingutada, aga nagu turg ja haridus siis süsteem peab ise sinna järele. Küsimus nagu suuremas plaanis ongi see, et jah, me arendame selle demo valmis, me teeme selle nagu või teeme selle esimese MVP nagu mingi piiratud ülesannetega katmaks siis ära katmaks näiteks mingid 10 erinevat eksperimenti. Nii et selle väärtus tuleb nagu selgelt välja. Ja siis me loodame, et on innovaatilised õpetajad, kes tahavad seda kaasata, sest praegu me oleme neid kasusid väiksest Eestist leidnud. Aga rahaliselt, ütleme, subscription-based mingid hariduslikud või hariduses kasutatavad tarkvarad maksavad ju kuupõhist litsentsi, eks.
võrreldes. see kasvõi erri 465 euri aastas. selle kasutuslitsents eraldi keskkonna, selle sa pead võtma. Et see on see mudel, aga nagu sinna jõudmine. ja Ameerikas on palju VR-arkaadi, kes on täitsa legitiimsed arkaadid, kes maksavad oma mängude pealt ka ilusti minuti hinda, nii et see on ka jah, ja nagu praegu tegelikult siin päris palju selle, ütleme, content'i on väga vähe hariduses ja hariduslikus siis VR-is. aga isegi mis on suurem probleem on see, et nagu kui seda content'i on, siis õpetajad küsivad, kuidas ma mõõdan seda, nagu mis nad siin tegid või mis see, kuidas ma aru saan, et midagi kasulikku. jah, neil on tore, aga kust ma aru saan? ja siis selle jaoks peabki olema kas siis mingid töölehed või ütleme, et veel parem, kui sa saad siis kuidagi selle katse tegemise tulemusena nagu midagi mõõta, selle numbritesse panna või siis mingid, ütleme, et FutuClass annaks ise tagasisidet iga õpilase soorituse kohta. aga nii nagu Class VR-il on see, on samamoodi, et sul on töölehed, ehk siis see on nagu terviklik tunni sisu ja osasus. et ilma selleta, see ei jõua nagu õpetajatele, või õpetajad saavad aru, et see on äge ja see on fun ja võiks seda kasutada, aga nagu ma pean täitma oma õppega, see peab kuskil istuma ja siis see peab olema terviklik. et palju sisu, mida on tehtud, ongi siuke kuskil keegi indie või ütleme, keegi midagi teeb, kuskil proovib ja laeb, ütleme, Steam üles ja that's it. aga noh, nii see ei jõua, õpetajatel ei ole ka ju aega otsida, et kaasad kokku, ise mingit töölehti välja töötada. ja võib-olla see meie arkaadi kogemus mängib meile siin kasuks, et me teame, mis olukord on arkaadi pidajal, kui tal tuleb kalluri täis lapsi ja kõigil on vaja korraga näidata ühte asja ja seda on kuidagi hallata veel, et hetkel ükski olemasolev asi, no Class VR on ilmselt ka niisuguse keskse mingi kontrollpaneeliga, aga nagu arkaadi olustikus see praegu on niisugune ilgelt nikerdamine, et kui sa oled seal, selles mõttes on see lääd on hea, et see on üleval väike menüü, et sa vahetad erinevaid kogemusi, aga sa ikkagi teed seda ühe kaupa, et meil on 8 jaama, mis tähendab, et sa teed sama asja 8 korda, et me tahaks seda ka lihtsustada, et see on niisugune õpetaja masterpaneel, et saad Juku ja Mati korraga pimedaks teha. kas te selle Oculus Questi peale olete ka mõelnud supportimist teha, see on nagu eriti hea klassiruumi plotstik, et selle no see ütleme plaan ongi, või noh, kui ütleme, kui see oleks tuleviku virtuaalreaalsusklass, et siin on nagu näiteks seal aknaausel on seadmed, on ju, õpilased tulevad sisse, neil on 15 või 20, on ju, eelduslikult füüsilist ruumi on piisavalt, nad panevad seadme pähe, õpetaja võtab oma tableti, paneb siit mingi eksperimendi käima, ütleme, et on selline tutorial versioon, kus nad siis õpivad ja pärast tuleb selle sama teema kohta mingi test siis aja peal ja siis kõik on prillid peas ja teevad oma testi, eks. ja siis pärast saab sealt samast nende testi tulemused nagu kätte. Mati tegi 5 minutiga, eksis 3. ülesande juures ja tegi 4. kõige kiiremini ja kõige parem, midagi sellist. et seda on nagu võimalik mõõta. ja kahtlemata nagu Quest või Standalone VR on kindlasti see platvorm, kuhu see võiks jõuda. Madis jutule lisaks, kas te olete mõelnud mingi konteineri tegemist, et laps saabki nagu, et ongi selles keskkonnas, et ta ei saa mingi minna, et ta ei viitsi seda teha, läheb kuskile rekruumi mängima. lapsed ütlevad seda. jah. no nagu praegu on teil see arkaadis on ju see mingisugune ka konteiner, et sa saadki neid mängusid mängida, et sul ei ole Steam VR-i seal. no Steam VR-i saab ka nagu kioski moodi ära panna. okei. ja kindlasti see on nii. see probleem tuleb hiljem siis, kui on juba see probleem. praegu on higistamine, et saada midagi valmis lähiajaks, sest tuleb GDC-le minna. selle aasta GDC-le või? jah. seal me näeme siis ka, mis selle Questi nagu loodetavasti saab katsuda.
ma ei mäleta, mis see firma tegi, üks firma, kes selle Titanic VR-i tegi ja siis ta veel mingi ajaloolise lendu pommitamis-simulatsiooni mingi tegi järgi. BBC ei olnud, kuidas? BBC tegi mingisugust pommitamise. Jah, see mingi konkreetne stuudio teeb seda neid asju, aga mul tuleb nii praegu meelde. Aga nende suund on loomulikult see, et sul interaktiivsus seda väga ei ole, sa pigem oled nagu passiivne vaataja ja sa saad mingit ajaloolist asja lugeda. Ja nad müüvad Steamis Yoko Stories, et no nende nišš on pigem see, et küll on haridus, aga ei ole mõeldud nagu koolilastele, vaid pigem sellele, et kes sellest teemast huvitatud on, nagu Titanicu huvilisi ja või mingeid laeva huvilisi, kes ma tahan näha sellest nagu juhtida sellest laevast uurida. Ja neil läheb vist päris hästi, sest nad katavad müügil kõik oma kulud. Yes. Ja vist nad said mingi €500 000 rahastus, ta oli paar kuud tagasi uudis. Aga ma olen vist seda uudist teinud. Aga no enamik VR kogemusest edu valdkonnas on visuaalselt. Minimaalselt on mingit interaktsiooni. Jah, ja igasugused kogemused või mis mängud on nagu kasutuses kuskil haridusasutustes või te teate, et kuskil välismaa kasutatakse. Seal on pärast jutustada ja saate anda neid mõtteid edasi, siis me vaatame, mis me oleme juba näinud või mitte. Täitsa põnev on nagu teada, mis tehakse ja mis Baltikumis tehakse. Eestist me mõndagi teame.